meelest peaks olema usuõpetus Eestis riiklikus õppekavas kohustuslik keskkoolis just? Ma olen selles veendunud, et tänapäeva maailmas ilma usundialaste teadmisteta ei saa. Nüüd, mis vormis neid teadmisi õpilaseni viiakse? Siin, jah, minu eelistus on, et koolides oleks usundiõpetus, kus käsitletakse maailmas enam levinud usundeid ja siis ka Eesti usulist maastikku. Mulle tundub, et need teadmised tänapäeva maailma tajumiseks ja mõistmiseks on hädavajalikud. Just kõiki suuremaid usundeid, mitte ainult kristlust siis? Jah, loomulikult. Loomulikult. Ja nüüd mil kombel, jah, seda ma vist juba kõnelesin, see õpilaseni viiakse. Mina eelistan niisugust usundiõpetust, kus kõikidel maailma usunditel on oma koht. Aga kui Eesti usulist olukorda me vaatame, siis tõenäoliselt jah, ristiusul on suurem kaal, aga seda lihtsalt kaalu mõttes, mitte seda selles mõttes, et mingit usundit tõstetakse teisest õigemaks või kõrgemaks. Lähenemine peab olema avatud ja kriitiline. Ja loomulikult ma mõistan paljude vanemate huvi maailmavaateliste koolide järele ja seetõttu ma täiesti aktsepteerin, et erakoolidena eksisteerivad ka usukoolid, kus õpetus on maailmavaateline ja siis tänane seis, kus usulised teadmised on siis pihustatud erinevate õppeainete, ajaloo, kirjanduse vahele. Mulle tundub, et midagi jääb sealt ikkagi puudu. Aga samal ajal, kui Euroopa aina kaugeneb ja kaugeneb kristlusest ja Põhjamaades juba tühjaks jäänud kirikud ehitatakse ümber kaubanduskeskusteks ja eramuteks, ja migratsiooni käigus tulevad aina rohkem moslemeid Euroopasse, ja ka meile tahetakse juba mošeed ehitada, et kuidas siis me peaksime hoidma kristlust ja et ka edasi tulevad põlved suudaksid seda hinnata ja säilitada ja edasi kanda pärandina just kristlust, et meie pärandit. Ma möönan, et minu jaoks on ülim see, et usuvabaduse põhimõte Eestis on mošeesid olnud alates 1900, millal see Narvas oli, ma hetkel ei mäleta, tähendab 1900, kas ta oli 36 või 8. Narvas mošee hetkel on olemas Tallinnas Eesti Islamikeskus. Kui me kodulehele läheme, siis näeme, et seal on ka kirjas mošee. Nii et juudi sünagoog on Tallinnas, et selles mõttes ma olen raudselt usuvabaduse poolt. Kui usuline kogukond tahab endale pühakoda täpselt samamoodi, kui Eesti külad läksid Siberisse või Ameerikasse. Ameerikas nad ei hakanud indiaani keelt ja higistamistälke püstitama, vaid püstitasid endale pühakojad. See on kogukonna soov ja mina ei näe siin mingit probleemi. Aga mis puutub siis usulisse haridusse, siis mulle tundub, et minu jaoks on ikkagi ideaal see, et õpilane, noor inimene peab saama teadmised, ta peab peas saama läbi mängida erinevad maailmavaated, ta peab paljud valud ise läbi kannatama, aga otsuse langetab tema ja siin ütleme kool
et ta nüüd teatud niisugust usku soosiks, ma tundes ka natuke tänapäeva õpilasi, mulle tundub, et pigem see efekt on selline, et kui mingit usku selgelt hakatakse koolis nagu soosima, et ta võib tekitada palju vastupidisema efekti.